Tere tulemast meie seminarile. Täna on meie esineja Timo Treit, Trinidad Wiseman OÜ disainer ja seminari teemaks on transport ja navigeerimine. Ja enne kui ma sõna annan, ütlen veel, et kui teil tekib küsimusi, kirjutage need jooksvalt koosoleku vestlusaknasse, mis on üleval riba peal. Nimi on kas chat või vestlused ja siis ma jooksvalt loen need ette ja esineja saab vastata. Koolitust ka salvestatakse ning hiljem ilmub see salvestus Google Classroomi keskkonda. Ja nüüd ma annan sõna Timole, kes räägib edasi. Ja, aitäh, Tore. Tere hommikust kõigile minu poolt. Täna meil on siis teemaks transport ja navigeerimine. Ehk siis tähenduses mitte siis ei õpi laevaga sõitma või merel navigeerima, vaid et püüame siis vaadata mõnda tööriista, mis võimaldab meil siis jõuda või lihtsustab jõudmist punktist A punkti B. Et kui me soovime liikuda kuhugi teise Eesti otsa, et siis milliseid vahendeid me saame kasutada, et siis oma teekonda planeerida. Paari sõnaga endast et ma töötan Trinidad Wisemanis disainerina. Enne seda, et paljudega ma olen teiega siit kohtunud juba, et raamatukogu teema ei ole ka minust kaugele jäänud, et ma õppisin kunagi ise infoteadust ja töötanud olen ka kirjastajana. Aga see tänane teema ei ole mul kuigivõrd võõras, et ma olen ise ka kunagi maal üles kasvanud ja erinevate transpordiliikidega, ütleme, selline žongleerimine ja nende omavahel ühendamine on mulle täiesti tuttav teema ja sisse kasvanud, nii et olen neid platvorme õppinud ise ka aktiivselt kasutama, millest ma täna teile siis räägin. Et võib-olla siia alustuseks ja mõttesoojenduseks ma küsingi teilt kõigilt, et kui teil tuleb võtta ette sõit kuhugi teise Eesti otsa, näiteks saabuval nädalavahetusel, et peate nüüd praegu hakkama ette mõtlema, et kuidas te senimaani sellisele siis ülesandele olete lähenenud või kuidas te planeerite oma sõita, et te võite siia samasse videokõne chatti vastata, et kas teil on mingisugune tööriist, millega te planeerite, mingit marsruuti, milliseid sõiduvahendeid te kasutate või tunnete ise Eestit piisavalt hästi, et ei kasuta ühtegi vahendit või räägite mõne tuttavaga hoopis või et millist teed pidid aru saate, et mis teid ees ootab, kaua sõidukulu, kui suur sõidukulu üldse on aja mõttes. Et vaatame siit Google Map, teepilet ja just Waze ja et sisuliselt siit tulevadki kõik need populaarsemad platvormid juba välja. Et täna ma räägin teile ka nii mõnestki neist lähemalt, et võib-olla kõik ei ole nii detailideni kursis, mis võimalusi nendel platvormidel pakutakse, nii et siis saame üheskoos üle vaadata ja kui on küsimusi, siis ka neile vastata. Aga laiast laastus siis täna ongi meil siis 3 teemat, või 3 sellist teemablokki, on teekonna planeerimine, on sõidu planeerimine siis ühistranspordiga ja siis ka viimasena, et kui me sooviksime kuidagi sellist privaatsemat sõitu, et kuidas siis käib sõidu jagamis- või taksoteenustega see sõitmine. Ja alustamegi teekonna planeerimise teemasest, et neid tööriiste tegelikult on üksjagu, kui kaevuda, millega on võimalik uurida siis kas siis mingit sihtkohta
mingit punkti kusagil, ei pea üldse Eestis olema, et kõik need rakendused, mis on saadaval, sisuliselt võimaldavad otsimist üle kogu gloobuse. Et tuntumad ongi, mis ma siia nimetasin ka välja, Google Maps, Bing Maps, et kõikidel suurematel tehnoloogiafirmadel on oma kaardirakendused olemas. Apple'il on oma kaardirakendus, Eesti oma on siis Regio. Ja siis on ka Waze, mis minu teada peaks ka kuuluma otsapidi Google'ile. Ja neil kõigil on nagu nii palju eri funktsionaalsuseid, mis võimaldabki otsida mingit kindlat punkti, see võimaldab teekondi, näha, et ta arvutab ise välja, mis on kõige optimaalsemad marsruudid 2 punkti vahel, võib-olla isegi mitme punkti vahel, et saab ka selliseid vahepeatuseid märkida. Ja paljudel Regio osas, ma ei ole siin nüüd kindel, saab ka siis juba vastavalt reaalajas seda sõitu jälgida, kuidas sa liigud siis mööda seda marsruuti. Waze'i puhul ta isegi näitab ära, kus on kiirusepiirangud ja kiiruskaamerad ja pluss veel teised siis sõitjad, kes kasutavad näiteks seda sama rakendust, et neid kihte on, nagu ütleme siis sellised alamteenuseid on nendes platvormides väga palju. Tuleb ise pigem võib-olla vaadata, mis endale käe järgi mugavam on. Täna ma räägin teile siis ühest populaarsemast, mis on seesama Google Maps, et vaadata natukene võib-olla sügavamale sisse, et mis võimalusi seal on. Et võtamegi selle siis ette. Jaa. Et siingi nagu pildid juba natukene annab aimu, et üleval olevate filtrite järgi, et see Google Maps on selline tööriist, mis võimaldab siis asukoha otsingu ja selle taustainfo näiteks selgitamise mõttes väga palju infot teile anda. Ja enamik nendest funktsioonidest, mida rakendus siis võimaldab, on siis kättesaadavad nii sisselogituna kui ka anonüümsena, kuigi mingid üksikud funktsioonid jäävad anonüümsena siiski kättesaamatuks, et siis Google nõuab, et teeksite endale enne siis kasutaja. Sest et tegelikult seal taustal Google ka siis kogub selle kohta ka siis nähtavasti andmeid, et kuidas inimesed seda rakendust kasutavad ja kuhu nad siis, mis marsruute pidi nad sõidavad ja mis infot nad nagu selle kohta otsivad, et siis selle põhjal nad saavad omakorda seda rakendust jälle paremaks teha ja siis nendele vajadustele vastavamaks. Aga ma võtan äkki selle rakenduse ette, et siis me saame siit praktiliselt minnes paremini sellest platvormist üle vaata, sest et lihtsalt piltide haaval selgitada on võib-olla raskem lihtsalt sellest aru saada. Et ma kui ma nagu mõtlesin selle peale, et kuidas sellest ülevaadet anda, et siis ma mõtlesin sellise, ütleme, kaasuse siis välja. Et näiteks ma ise elan või olen hetkel Pärnus Oja tänaval ja ma sooviksin liikuda Viljandisse, kus on selline noortekeskus, Viljandi lennukitehas, mittetulundusühing, et mul mingil põhjusel näiteks oleks vaja sinna jõuda. Et nüüd selle siis Google'i kaardirakenduse abil seda teekonda siis planeerida, siis on, seda ma veel mainin ka, et siis see rakendus on kättesaadav nii siin arvutiversioonis kui ka siis telefonis on eraldi äpina olemas. Ja kui nüüd kummal juhul
anda siis õigus oma asukohta positsioneerida, siis tegelikult ta juba, praegu kui ma selle rakenduse olen avanud, siis tegelikult ta juba peaks olema nagu zoominud sisse sinna samasse Pärnusse Oja tänavale, et ta seda, mul on see endal välja lülitatud, et siis ma otsin lihtsalt selle asukoha ise siit ülesse. Nii, ja nüüd, mida ma siin siis teha saan, et ma saan seda kaarti siin nihutada, vaadata seda ümbrust, see punane punn siis markeerib seda kohta, kus ma siis ütleme hetkel asun. Saan kas või zoomida sisse, vaadata lähemalt, et kus see täpsemalt on. Ja paralleelselt siin kõrval siis, kuigi tegu hetkel on kortermajaga, et siis siin lisaks aadressile me palju muud infot ei näe, aga see osa siin selle konkreetse objekti kohta muutub palju detailsemaks ja huvitavamaks siis, kui tegu on siis mõne asutusega või huviväärsusega või muu säärase objektiga, mille kohta on nagu sellist avalikku infot palju rohkem, kontaktandmeid ja muud sellist. Aga et kui me lähme nüüd selle kaasuse juurde tagasi, et siis näiteks kui ma siin olles pean näiteks homme jõudma siis Viljandisse sinna lennukitehasesse, et siis seda planeerides on kõige lihtsam nüüd siit järgmise sammuna võttagi siit samast selle detailvaate küljest siis juhised. Ja siin ma pean tegema nüüd sellise vahetuse, et ta praegu liigutas selle minu olemasoleva asukoha siis sihtkoha siia otsi väljale. Tegelikult, kui mul oleks nüüd see asukoha määrang sees, siis ta tegelikult tunneks ära ja ta paneks selle alguspunktiks, aga ma teen selle käsitsi, siit on eraldi nupp, millega saab siis tõsta neid siht- ja alguspunkte ümber. Nii, ja siia ma siis kirjutan näiteks Viljandi, ma tean, et see on Hariduse tänav 12. Ja nüüd ta joonistabki kaardil mulle välja selle teekonna, kuidas ma sinna kohale jõuan. Ja ma näen siit kohe, et siin on ikoon bussist, et see bussiga teekond võtab aega 2 tundi 40 minutit. Et ma lähen siis praegu edasi, kui kellelgi on endiselt takistus, siis andke märku. Et siin nüüd siis selle teekonna planeerimisel on siis üks hetk. Nii, et siin ta näitab mulle ära selle ajakulu, aga ta võtab seda siis siit, siis me näeme ära, et nii-öelda väljumise järgi nüüd kohe. Ehk siis siin on selline funktsionaalsus, kus ma saan määrata ära, mis ajal ma üldse soovin liikuma hakata või millal ma soovin kohale jõuda. Ja näiteks, kui meil on teada, et me peaksime homme olema seal näiteks kella 2, siis ma saan võtta siit saabumisaeg, määrata siit ära selle saabumisaja kellaaja, nüüd on mul vaja ka veel päev muuta ära igaks juhuks. Võib-olla iga päev ei pruugi samad liinid töös olla. Ja nüüd ta siis näitab meile, et siit ülevalt, omakorda me näeme siis siit siis liikumisviise, et hetkel on meil sinisena siin märgitud ühistransport, ehk siis, et ühistranspordiga homme kella 2, kui me soovime selleks ajaks kohale jõuda, siis me peaksime kodust, oma siis Oja tänava kodust väljuma kell 10:17. Et siis me jõuame küll kella 1 sisuliselt Viljandisse, aga ütleme, selle kaardirakenduse andmete põhjal meil nagu bussiliine pärast seda Viljandisse ei sõida, mis annaks meile küll tund aega juurde, eks ole, aga et sellised võimalused on. Aga mida see lisaks veel ütleb siis bussiliinide kohta, et üks asi, et ta annab siin täpselt kellaaegade kaupa, ütleb ära siin kaua see sõit kestab, aga me saame klikkida ka siis selle ühe liini omakorda veel nagu lahti ja vaadata detailsemalt, et siis ta ütlebki siin ära, et kui me hakkame oma siis kodust 10:17 liikuma, väga detailselt, palju meil jalgsi tuleb liikuda,
Jõuame Oja tänava bussipeatusesse, peame võtma linnaliini number 14. Ta siin isegi ütleb meile ära, kui me selle noolest siit lahti klikime, mitu peatust meil tuleb sõita. Jõuame bussijaama ja siis bussijaamast me saame võtta bussi Viljandisse ja siin samamoodi me näeme ära vajadusel ka terve pika rivi erinevaid peatusi, mis ta tee peal teeb ja siis ta ütleb, minu arust on väga hea asi on see, et kus ta ütleb, et meil ka mõistlik oleks maha tulla, et mis on lihtsalt lähemal sellele siis lõppasukohale, et me ei pea võib-olla bussijaama isegi välja sõitma, et me tuleme varem maha. Ja siis vastavalt näemegi ära, et kui me jõuaksime sisuliselt juba kella 1 siis kohale. Ja siin all on toodud siis linkidena ka seotud bussiliinide pakkujad, Atko ja Sebe, et need kumbki siis lähevad vastavalt siis Sebe läheb oma lehe peale, Atko küll on seotud siis peatus.ee lehega. Et siis saab sisuliselt minna sinna ja hakata uurima täpsemalt siis piletiinfot. Üks tore võimalus siin on veel see, et kui me näiteks oleme otsustanud, et see nüüd ongi see kõige parem ja mõistlikum viis, kuidas sõita, siis tegelikult me saame siin kõrval olevatest nuppudest selle marsruudiga endale telefoni peale saata. Et siin saate märkida ära enda meili aadressi, klikite selle peale ja siis ta annab siin all sellise musta teavituse, et see siis meeldetuletus selle marsruudi kohta on siis teile meili peale saadetud. Aga näiteks, kui te soovite seda sama marsruuti jagada ka mõne siis, ma ei tea, sõbra, pereliikmega, kes ka kaasa tulevad, et siis on siin see, näitan uuesti, see kolmnurka meenutab siis ikoon, mis siis võimaldab jagamist, linkimist, et siit te saate kopeerida selle lingi ja näiteks siis, kas siis mingisuguses vestlusprogrammis või e-mailiga saate selle lingi saata, et selline võimalus on ka ja siin on muidugi ka siis printimise võimalus. Ja veel üks asi on siis, et siit saab lisada ka selle sõidu endale kalendrisse, kuna me märkisime ära homse kuupäeva ja kellaaja, siis ta siit tegelikult võimaldab ka kohe otse sündmuse oma Google'i kalendrisse lisada. Nii et see on päris hea võimalus ja kalender omakorda siis juba homme hoiatab teid ette aegsasti enne kella 10:17 antud juhul, et millal te varsti on see aeg käes, kui te peate hakkama siis uksest välja liikuma. Nii et päris palju abiks. Nüüd teine variant on siis sellega, mis puudutab ühistransporti. Siin on võimalik ka sisuliselt ta arvutab välja, palju kaua me jalgsi sinna läheksime, et korraliku matkaga 18 tunniga oleksime kohal. Aga teine viis, siis, mis on ka päris hea, on siis autoga sõites, mis näitab omakorda selle marsruudi ära. Aega läheb tal nüüd palju vähem, 1:15, bussiga oleks 2 tundi 48. Sest et palju ootamisaega, eks ole, on seal linnaliini ja maaliini väljumiste vahel. Ja autoga sõites saame samamoodi märkida ära saabumisaja, väljumisaja ja siis ta siin, ta ütleb nüüd selle ajakulu kohta umbmääraselt, et ega ta päris täpselt ei tea, et palju tulevikus homse päeva jooksul seal näiteks mingeid takistusi olema hakkab, ta võtab sellise aritmeetilise keskmise, et tavaliselt sel ajal kuluks sõitmisele umbes 1:10 kuni 1:25. Nii et umbes sellise aega peaks arvestama, et see võimaldab meil tegelikult juba natukene hiljem kodust välja minna, kui selle variandiga, kui me siis sõidame ühistranspordiga. Nii. Nüüd siin on veel üks selline variant, see lihtsalt teadmiseks, et see on võimalik valida siis ka erinevad kaugusühikud või näiteks, et mida vältida, aga Eesti puhul see teemaksud või
parvlaevad, et palju neid teemakse pole üldse meil, eks ole, ja neid parvlaevu vältida, näiteks kui sa tahad Saaremaale minna, siis seda nagu ka ei ole, et ilmselt ei tule, nii et need valikud siin väga palju ei aita. Üks asi, mis Eesti puhul, millest ma ise tunnen puudust, aga et Eestis pole see saadaval, on siis jalgratta teekonna valik või ajakulu. Et ilmselt ei ole meil piisavalt neid andmeid, mille põhjalt Google neid otsuseid saaks või soovitusi saaks anda, aga näiteks Põhjamaades või tuntud rattalinnades Kopenhaagenis või Amsterdamis on see funktsioon ka sisse lülitatud. Nii et saab üsna hästi ka näiteks oma jalgrattamarsruute linna sees või ka linnast välja päris hästi planeerida. Nii, siis näiteks nüüd, kui me oleme sellest marsruudist täpsemalt aru saanud, aga ütleme, et me ei ole kunagi seal lennukitehases ise koha peal käinud, et me tahame ikkagi nüüd näha, kus ta täpselt asub, et ma zoomin nüüd sisse ja ma saan siia tulla täpselt selle punkti juurde, et kuhu ma pean siis välja jõudma. Ma saan siin jälgida, eks ole, et millised ristmikud siin on, et ma täpselt selle koha üles leen, eriti näiteks, kui ma lähen tagasi nüüd selle ühistranspordi peale, sest siin tuleb see palju nagu olulisemalt välja, et ma pean, see buss toob mind siia Vabaduse platsini, aga siit ma pean jalgsi tulema, mis on see sinine punktiir. Et kaardi pealt see tundub selline hästi lihtne otsetee, aga kui meil on siin vahepeal ikkagi paar sellist ristmikku ka, et igaks juhuks veenduda, et me kindlasti ära ei eksi, siis siin on üks päris tore funktsioon, on siis siin all paremal nurgas on selline kollane mehikene, mis võimaldab siis tänavavaadet siis põhimõtteliselt ta annab sellise reaalelulise või reaalajalise tänavavaate. Reaalajalise mitte, aga ta on ütleme pildistatud üles ühel hetkel siis Google'i poolt ja nüüd praegu ma hoian seda mehikest siin oma hiire küljes, hoian seda nuppu all, mis võimaldab mul selle mehikese tõsta siis kusagile, kus on siis sinise joonega märgitud need tänavad, mis on siis Google'i poolt üles pildistatud 360 kraadi. Ja ma saan siis ise, lasen ta nüüd lahti, nüüd ta kukub siia sinise joone peale ja nüüd see näitabki mulle siis kätte selle sama Hariduse tänava. Mul tekib arusaam, et mis siin tänaval umbes on, et kui ma siia kohale hakkan tulema, et mul jääb kuklasse juba mingisugune pilt ja kui ma kohale lõpuks jõuan, siis mul tekib äratundmine, et jah, need olid need majad, mis ma nägin kaardi peal, tundub, et on õige koht küll. Aga nüüd lisaks sellele keerutamisele siin ma saan vaadata ringi, eks ole, mis ma veel saan teha, et ma saan tegelikult liikuda mööda seda sama tänavat, et näete, mu hiir liigub, siin on see noolekene, mis näitab, et sinna suunda on mul võimalik ka edasi minna, nii et ma lihtsalt klikingi ja jõuan nagu mööda seda kaarti edasi ja siit ma tegelikult näen, et see sama punane maja ongi nüüd see Viljandi avatud noortetuba, lennukitehas, kuhu ma tahan näiteks kohtumisele minna, mis iganes see põhjus siis sel juhul seal on. Et siis jah, siin ma saan omakorda vaadata ringi, et kus kohta ma pean siis välja jõudma. Ja siin on üks selline lisavõimalus on veel, et kui ma tahan nüüd natukene kõrgemalt vaadata sellist satelliidipilti, mis siin ümbruses on, siis natukene hiirega niimoodi siis väljapoole siis rullides ta näitab mulle siis seda satelliidipilti ka kõrgemalt, et ma saan siit siis mööda seda kaardipilti liikuda siis mööda seda teekonda tagasi, et ma näen täpselt, et mis majad ja millest ma siis jalgsi siit mööda tulen, et siin sama see koht, Vabaduse plats on siis see bussipeatus, kuhu ma tulen ja ma saan siit võib-olla natukene niimoodi selgema pildi, et zoomides sisse välja, et kuidas ma siis täpsemalt sinna liikuma hakkan. Nii.
nüüd lähen tagasi siia sellesse. Sisuliselt praegu ta jättiski peale nüüd selle satelliidivaate. See satelliidivaate kiht on siis siin all. On need veel selline eraldi siis kaardi vaatamise vorm. Ongi siis on võimalik siit vahetada see maastiku vastu, liiklusega ühistransport ja mis rohkem valikuid. Et ma siis tulin tagasi selle maastiku vaate peale. Ja nüüd näiteks lisan ma siia nüüd veel ühe sellise kihi, et näiteks ütleme, et me oleme seal kohtumisel nüüd ära käinud ja me hakkame tagasi siis Pärnusse sõitma. Ja võib-olla, ütleme, kui me lihtsalt planeerime samamoodi ühistranspordiga, siis meil piisab sellest, et me siit samast sellest vaheta alguse sihtpunkt sisuliselt ongi. Saame muuta lihtsalt neil omavahelise positsiooni ja kui siis ma saan siit juba võtta väljumisaja. Kell on näiteks, võib-olla on 3 tundi aega, võib-olla oli kohtumine, et kui ma tahan kas või kohe tagasi sõita, et mis kellast ma siis kus pean olema ja siis ta näitab omakorda jälle, milliste bussidega mul see liikumine võimalik on. Ajakulu on siin nüüd natukene suurem, sest neid vahe, ütleme, ümberistumisi on see õige sõna, et neid ümberistumisi on rohkem ja sellest ilmselt see ajakulu siin ka tekib. Et me võime ka mängida korra selle mõttega, et kui me näiteks käisime seal hoopis autoga ja nüüd valin siit ülevalt siis selle autosõidu funktsiooni ja siis oleme tagasi teel Viljandist siis Pärnusse. Et sisuliselt see sama kõige lühem marsruut, endiselt tund 15. Aga näiteks, et nüüd kui tagasi tulles, meil on nüüd ülejäänud päev on vaba, meil on aega, et kuidas me saaksime, et kui me tahaksime näiteks lisades ja teekonda mingisuguseid punkte juurde, kust läbi minna. Et näiteks võib-olla, et meil siin Soomaa jääb tee peale. Et kuidas me siis saame seda teha. Siis siin on nii, et on see sama plusspunkt, kust saab lisada lisapunktega. Siin Google ütleb, et funktsiooniga väljumisaeg, seda kasutada ei ole võimalik, nii et me paneme siis väljub kohe. Sest selle mõttes jah, et autoga sõites võib-olla ei ole nii oluline, et millal see väljumisaeg täpselt on, aga et siin me saame nüüd lisada siis oma trajektoorile ühe lisapunkti, et siis on see väli on aktiivne ja siis me võime põhimõtteliselt klõpsida kohe selle Soomaa rahvuspargi peale. Mis nüüd juhtus oli see, et ta pani selle meie teekonna otsa, nii et sisuliselt meie teekonna lõppu maandus see Soomaa, et me tuleme Pärnust läbi ja siis läheme alles Soomale, mis ei ole päris see meie eesmärk. Mida me saame selle paranduseks nüüd teha, ongi, et kui meil on mitu punkti, siis kui me siia vasakule serva tulete hiirega ja siia tekivad need 6 väikest punni selle otsi välja kõrvale, siis te saate võtta sellest kinni, vajutate hiire nupu alla ja saate tõsta siis neid vahepeatuspunkte oma marsruudis täpselt sellises järjekorda, nagu te soovite. Ja nüüd muutus selle järgi siis ka kogu meie marsruut vastavaks, et me saame minna Soomaalt läbi, mis näitab meile siis nüüd siis ka jällegi, et mis siis ajakulu on ja kilometraaž. Nüüd veel üks huvitav lisakiht siia nüüd ongi siis see, et näiteks kui me tahaksime selle teekonna jooksul ka kusagilt toidupoest läbi minna, et nii mõlemas kui Pärnus kui Viljandis on selgelt hulk toidupood, aga võib-olla seal on ka sellised suuremad keskused, kus on palju rahvast ja suurem toomlemine, et me ei taha palju aega veeta sellega, et me võime mõelda siis nii, et äkki siin teekonnal kusagil on mõni kauplust, kust saab kiiresti läbi hüpata. Ja et kuidas me siis selle kaupluse siit nüüd tuvastame selle teekonna peal. Et siis on siin üleval ongi sellised kaardifiltrid erinevatel teemadel nagu bensiinijaamad, elektrisõidukite laadimisjaamad, vaatamisväärsused samamoodi. Et aga siis siin rohkem all, nüüd ta avabki siin meil paremal servas,
selliste teemagruppide kaupa ongi meil näiteks toidukauplused. Kui ma nüüd selle klikin, siis ta näitab mulle siin, et kus siis teekonna peal need punaste punnidena, kus toidukauplused asuvad. Ja selle järgi näemegi, et meil on siin Kõpus, meil on Toris kauplused, et võib-olla näiteks, kui me tahame sealt Kõpu kauplusest siis läbi käia, et me võime klikkida siia peale. Ja nüüd siis tulebki rohkem esile selle detailvaate, võib-olla siis selline rikkus, mida ma enne mainisin, et selliste asukohtade, huviobjektide, teenusepakkujate kohta on seda detailset teavet palju rohkem. Me näeme aadressi, me näeme teenusepakkuja avatud oleku kellaaegu, siis on toodud ka veebiaadress, kus saab lisainfot vaadata, telefoninumber, siit saab saata seda oma telefonile. Ja ühtlasi me näeme siis siit ka, et millal on selle kaupluse siis ütleme rahvarohkemad siis kellaajad sisuliselt, et need sinised, siin graafikul need sinised sellised torud näitavad, et millal on kõige rohkem inimesi, et näiteks, et ongi, kui me siin hommikupoole ära käime ja me väga pelgame kuidagi seal rahvarohkes poes rüseleda, et siis me teame siin arvestada, mis ajal me sinna võiksime minna. Siin on toodud ka fotosid, mida siin saab ise ka lisada. Et siis ongi, et sisuliselt, kui te neid erinevaid asukohti vaatate, seal hulk fotosid on ära toodud, siis paljud neist ongi tavaliste inimeste poolt ise lisatud. Ja kui see on ka oluline, on siin samamoodi arvustuste kokkuvõte, et on erinevad inimesed siis kirjutanud kommentaare, arvustanud, et kui hea kohaga siis tegemist täpsemalt on. Nii et annab selle ühe asupaiga kohta päris detailse ülevaate. Aga nüüd, kui me otsustasime näiteks, et jah, me tahaksime sealt kauplusest läbi minna, hetkel tasub meil küll täpselt tee peal, eks ole, aga et olla kindel, et me sellest punktist läbi läheme, siis siin on siis selline funktsioon nagu lisapeatus, mis lisab selle siis otse meie marsruudi sisse samamoodi. Ka sellise ametliku marsruudi punktina. Ühte asja ma tahtsin siit veel näidata, võtame selle sama Kõpu kaupluse korra veel lähti. Et üks funktsioon, mis on veel huvitav, on näiteks on siin see salvesta nupp, mis võimaldab teil siis tekitada selliseid oma lemmik nimekirju siis erinevatest asukohtadest. Võib-olla kauplusel kõige parem näide, et võtame näiteks selle konteksti selgitamiseks lihtsalt, et otsime võib-olla korraks hoopis vaatamisväärsuseid. Et kui me... nüüd tundub, et vist kaart läks korra katki. Nii, võtame selle marsruudi kiirelt uuesti ülesse. Meil oli Oja tänaval. Hariduse 12. Ja sellist asja kõikide nende platvormidega juhtub, et nad vahel lihtsalt hakkavad streikima ja kusagilt see töö korraga katkeb. Proovime korra uuesti vaatamisväärsust filtrit siia avada. Nii, et näiteks nüüd need samad punased punnid siin markeerivad siis seda, mis on siis sellised turistile siis võib-olla või külastajale huvitavad punktid, mida vaadata, külastada, näiteks Voltveti mõis. Ja mis ma tahtsin selgitada, on siis see salvestav funktsioon, et kui me tahame näiteks mingi konkreetse piirkonna, linna kohta salvestada mingid võimalikud külastatavad kohad, et kui me näiteks oma reisi planeerime, et mida koha peal võiks kindlasti vaadata, et siis me saame siis seda funktsiooni kasutades, siin on nagu lemmikud, tahan minna, reisiplaanid või siis saab ka ise koostada, et ma olen siia ise koostanud erinevate linnade kohta, ongi võimalik valida nagu siit uus loend ja sisuliselt kirjutada siia nimi ja näiteks koguda sinna Eesti mõisad näiteks või mis iganes see nimekiri on. Ja markeerida siis kaardil ära lemmikkohad.
ja hiljem siis siin paremal servas, kus on siis see nupp salvestused, et selle alt te leiate siis oma selle listi üles ja saate sealt alt ta siis kätte. Nii, kas on kellelgi mingeid küsimusi Google Maps'i kohta, et selline on selline lühitutvustus selle rakenduse kohta. Et kui mitte, siis ma näitan siia otsa veel, mida võimaldab Regio. Regio sisuliselt võimaldab seda sama asja teha, nii nagu ma olen siin juba varem otsin, nii et ma panen selle sama Oja 59 sisse, otsib täpselt sama asukoha kenasti välja, siin on oranž nupp, mis võimaldab siis seda sihtkohta seada. Nii et sisuliselt ta teeb täpselt sama asja ära ja võib-olla selles mõttes ongi küsimus lihtsalt maitses, et kes millist rakendust kasutab, võib-olla see ongi hoopis see Bing või Apple Maps. Ta teeb sama, aga mis ma ütleksin Regio plussiks või kasuks on see, et siin on meil nüüd kuvatud see sama marsruut, me saame lisada vahepunkte, keerata neid samamoodi ümber, me saame selle teekonna juhised saata isegi siit Google'isse, Waze'i. Aga mis on võib-olla Regio pluss on nüüd see, et kui me läheme siit menüüst tagasi, ta jätab praegu endiselt selle välja otsitud teekonna alles, mida siis markeerib siin ka see linnukene selle menüü siin ees. Et Regio siis on ise kaardistanud, kuna nad on juba aastaid ka igast atlaseid välja andnud ja maamõõdistustega ise tegelenud, et siis on neil see kaartide andmebaas on palju, mulle tundub, tihedam või põhjalikum. Et näiteks kui me soovimegi sellele teekonnale mingisuguseid huviobjekte lisada, et siis mulle tundub, et siia klikkides huviobjektid, siis et Regiol on siin päris rikkalik selline filtrite valik, mida me saame siis teekonnal vaadelda. Et näiteks kui me võtame siit eraldi siis kaitsealad, võtame selle siit lahti, me saame valida kas ükshaaval, mida ta võiks tee peal nüüd kuvada, aga me võime võtta ka tervikuna tervele siis sellele filtrile, kihile peale klikkides. Et siis ta siin kaardil kohe joonistabki välja kollaste punnidena, kus siis asuvad kõik erinevad kaitsealad, looduspargid, maastikukaitsealad, rahvuspargid. Et see siin siis sisse zoomides seda detailsust, mida ma nagu mainisin, et siin ta ju näitabki ära, et nagu kõik ojad, isegi viimaste kraavideni välja on, et see on päris hea ja minu arust Google nii täpseks ei suuda minna. Et see on Regio kindel pluss. Ja nüüd näiteks kui ma ka klikin ühe selle punni peale, et siis ta ütleb ka ära, et mis maastikukaitsealaga täpsemalt on tegemist ja et saame näiteks samamoodi siis ka mingisuguse peatuspunkti määrata, et siis sealt kindlasti läbi sõita. Üks Regio pluss on veel minu arust, mis on päris hea, et näiteks kui ma võtan võib-olla pigem siis selle Viljandi nurga siit ette, kus me tahtsime sõita, et ütleme, et kui see on teekond siia jõudmiseni, aga näiteks, et ütleme, kui meil on aega, me oleme võib-olla auto parkinud siia ära, me ei ole Viljandis ammu käinud, tahaks korra käia siin keskuses ringi ja siis tagasi minna, aga päris täpselt ei saa aru, kui pikk see distants täpsemalt on, et me võime muidugi eraldi hakata määrama siit jällegi selle algus- ja lõpp-punkti kaudu sellist teekonda ehitada, aga üks nagu selline lisavõimalus selle tegemiseks on siis siin paremal nurgas on selline funktsioon nagu joonlaud. Minu arust on ka siuke päris hea nagu
tööriist, mida kasutada, et klikite alguspunkti peale, et siis ta sisuliselt tõmbabki need, saate mööda neid tänavaid niimoodi liikuda ja enam-vähem vaadata, et mis teed pidi te soovite minna. Ja te saate selle läbi siis aru, et iga klikiga ta teeb siis selle vahe kokkuvõtte, mitu kilomeetrit see on. Ja siis saate mõõta samamoodi võib-olla niimoodi mingeid väiksemaid distantse ära ja saate aru, et palju siis, kui suur see kilometraaž on, et antud juhul siis näiteks 3 kilomeetrit oleks selline ring. Need küsimused ka. Kas Regiol on ka matkarajad peal? Regiol on siin Matkame Eestis selline funktsioon on olemas küll, aga kahjuks on sellega nii, et see on pigem ikkagi reklaam, kus nad kutsuvad siis pigem ostma oma raamatut 450 Eesti matkarajaga. Et ma ise olen ka selles osas natukene olin lootusrikkam, aga kuigi, praegu avastasin ise ka, et tegelikult siin all, ma läksin esimese hooga ka selle raamatunga, tegelikult siin all veidi jäi peitu, näita Eesti matkaradu on tõesti tegelikult olemas. Väga hea. Ja näiteks kui me siit võtame, vaatame ja proovime kohe järgi. Võtame näiteks Alatskivi matkarada, siis ta viibki meid otse siia. Ja ta näitab siis ära raja alguspunkti ja kirjelduse ja siin on siis ka link matkarajale, nii et hea küsimus ja õppisin ise ka praegu. Ja Kerstil on käsi püsti. Kas soovid esitada küsimuse, Kersti? Igaks juhuks ütlen, et oled praegu mikrofon on välja lülitatud. Selleni ma loen ühe küsimuse veel ette ja Kersti saab senikaua enda küsimuse ette valmistada. Kas Regiokaart ka mobiiliversioonina on? Minu teada see töötab samamoodi sellise veebirakendusena. Et minu teada selle eraldi äpina neil seda ei ole. Et ta on nagu veebirakendus, et kui te võtate mobiili peal selle lahti, võite kirjutada ja võite proovida kaart.regio.ee, et ta tegelikult on, ta ei ole selline allalaetav äpp, kui seda silmas pidasite, et siis seda minu teada ei ole, aga ta selle sama veebilehe kuvab teile telefonis nagu mõnusas formaadis ja siit saate ikkagi üsna hästi otsida. Et ta ei seda veebilehte nii nagu ta arvutis sellise laiana ei kuva. Nii et selles mõttes on see väga hea. Tiina siin pani ka liite Regio mobiilirakendusele. On täiesti olemas ka. On siiski olemas, okei. Aga jah, kui seda rakendust ei ole, siis tegelikult saab ju veebis ka väga edukalt seda kasutada. Jaa, et siis võib-olla lihtsam. Nii, siis ma tahtsin anda ka siia otse ülevaate peatus.ee-st, mis laias laastus jällegi teeb sarnast asja kui eelnevad. Siin ta pakub siis peatus.ee on selline väike eeldus, et seda kirjutada kas Oja tänav või siis on see, et siin tuleb otsida eraldi asukoht, just Oja tänav 59 ja siis siin on nagu peatused, asukohad, liinid on eraldi siis otsingud. Ja vastavalt siin all siis me saame otsida samamoodi asukoha järgi. Ta teeb sisuliselt jällegi selle sama asja, näitab meile ära sarnaselt Google'ile, et meil on võimalik siin märkida ära, et
et millal ta väljub, saabub, kuupäev, kellaaeg ja siis me näeme siin ära, et mis liine siis me peame kasutama, et siis sinna kohale jõuda. Ja siin siis on jälle samamoodi eraldi lingid nendele bussiettevõtetele, et see peatus.ee on siis riigipoolne arendus, et see on neil minu teada töökavas, et oleks võimalik siit samast kohe minna siis bussipiletit ostma, et kui ma siia sellele bussiliinile klikin, siis ma pakun, et ma just maandungi lihtsalt avalehele ja ma pean hakkama siit nüüd otsima, kas ma siit saan üldse sellelt lehelt piletit osta või kust ma seda saan. Et selline lisavõimalus siis piletit kas selle peatus.ee kaudu või siis eraldi lehe kaudu osta, et see minu teada on neil ka tööde järjekorras. Siin liikumisviisid on siis bussiga, jalgsi, rattaga, mõõdab ka see siis ära, et Google seda ei võimaldanud, siin on see olemas. Et ongi, et mis tasapisi võib-olla avaldub, et igal nendel platvormil on omad sellised lisaväärtused, mida kasutada, nii et selle mõttes võib-olla ongi, et ei ole ühte sellist kindlat kuldset kõige paremat, et pigem, et vastavalt sellele vajadusele, mis teil vaja täita on. Nii, aga siis siin tahtsin veel jagada seda, mis on huvitav, on see, et siin üleval siis paremal nurgas sellest menüüst on võimalik, mis on päris hea lisa ja selle lehekülje kohta on siis sõiduplaanid, linnaliinid, maakonnaliinid, kaugliinid, rongiliinid, parvlaevad. Et kui me võtame siit linnaliinid, mis on siis kõigi siis suuremate linnade kohta, näiteks me läksime siin Pärnust, siis et kui meid huvitab mingi kindel buss ja selle ajakavad, meil oli seal, kui me vaatasime, et kella 2 kohale jõudma pidime sõitma bussiga number 14, et näiteks siit, kui me nüüd selle lahti klikime, siis me näeme täpselt ära, et mis peatuseid mööda ta sõidab. Siin on meil siis liini info, erinevad sellised filtrid, täpselt näitab ära, mis kellaajal järgmine väljub ja kogu siis sõiduplaan kõikide väljumistega on siis toodud siin ka ära. Et see on päris ülevaatlik. Nii siis lähen siit nüüd tagasi. Nii linnaliinide kui ka siis maakonnaliinide ja rongiliinide osas samamoodi. Et jah. Seda ma tahtsin selle peatus.ee osas öelda. Nüüd, mis puudutab piletite ostmist, siis on ütleme, laias laastus on 2 erinevat suunda, et kas te otsite piletit siis kaugliinile või siis linna siis sisesele ühistranspordile. Et kaugliinide osas on meil 2 lehekülge Eestis, see oli siis laia tarbekasutused. Üks on siis T-pilet, mida paljud teist siis alguses ka märkisid. See töötab siis niimoodi, et tpilet.ee on aadress, et kohe avalehel ongi võimalik siis valida, et kas on üks suund või edasi-tagasi, et näiteks kui meil oli siin sõit Viljandisse Pärnust, siis me saamegi kirjutada siia otsingusse Pärnu bussijaam, siit alla Viljandi bussijaam, siin saame samamoodi märkida ära kuupäeva ja tagasi näiteks samal päeval ja me saame näha siis tulemusena kõigepealt siis sinna, et mis kellaaegade valik meil on kogu päeva ulatuses ja siis samamoodi, kui me siit ülevalt klikime tagasi, et mis variandid meil on tagasisõitmiseks. Mis on siin lehel veel selline huvitavad sellised lisavõimalused on siis filtrid, et kus me saame märkida ära näiteks, et soodustused eakatele ja võib-olla näiteks, kui on palav suvepäev, et me tahaksime kindlasti, et see buss oleks siis kliimajahutusega
et me saame siit ka sellised filtrid peale panna, et veenduda, et see valik, mis meil siia tekib, et see kindlasti vastab näiteks nendele variantidele või ma ei tea, näiteks kas või ka WC, et see list juba vaata kohe siit lühenes. Ja nüüd, kui me oleme näiteks otsustanud mingi kindla bussi kasuks, et siis siin ta kuvabki meile pileti hinda, seda sõiduaega. Me saamegi minna juba siis seda piletit siit valima. On erinevad hinnad siin noortele, täispilet ja lisada ostukorvi ja minna seejärel juba siis ma ei ole valin ühe pileti ära ka ja just, et üks asi, mis ta veel võimaldab, on kogu selle bussi peal siis isegi seda kohta valida, et kuhu me tahame siis istuda ja siit siis juba liikuda edasi ostukorvi, mis laseb meil siis juba täita ära vajalikud kontaktandmed ja minna maksma. Et selline päris lihtne platvorm, üsna kerge kasutada. Siin on ka sõiduplaanide info, mis sisuliselt tegelikult lõppplaanis jõuab välja ikkagi selle sama info, nii et kui me võtame näiteks sõiduplaanid Pärnu-Viljandi, et siis ta annab meile kõik bussid, mis üldse siis päeva jooksul sõidavad. Ainuke vahe lihtsalt on see, et selle ostapileti või otsingu funktsiooniga, et siit me saame siis kohe või sellise ülevaatlikuma pildi, et mingid bussid mingitel päevadel ei sõida, aga mingitel päevadel sõidavad. Et see annab vähe terviklikuma vaata, aga sisuliselt siit edasi, kui me otsustame mingi bussi kasuks, et siis me saame ikkagi minna kohe piletid ostma, mis tegelikult suunab meid sellesse samasse otsi funktsiooni omamoodi. Et me nagu see määrasime ära kuupäeva ja nüüd siit saame siis hakata piletit ostma. Mis on teepileti puhul veel päris hea ja sellise tekitab natuke turvatunnet, et kui pilet on juba ostetud, aga näiteks, et mingil põhjusel seda sõitu ette võtta ei saa, et siis on võimalik ka pilet tagastada, et ei pea seda kulu lihtsalt alla neelama. Kogu raha nad tagasi ei maksa, aga kui ma eksi, siis kas 50% või 10% pluss miinus nad kannavad siis tagasi. Ja siin saab siis selle pileti numbri ja siis selle e-posti aadressi järgi arvutada selle tagastatava summa täpsemalt. Et need võib-olla on kõige olulisemad funktsioonid, mis teepileti puhul on. Ja kõrvale ma tahtsin rääkida ka siis Flixbussist, mis on üks välismaalt Eestisse jõudnud platvorm ja bussiettevõte. Et miks ma selle välja toon on see, et tegelikult see teepilet on eraettevõtte, mille all on siis, või mille selles andmebaasis on suurem osa siis bussiettevõtjate või ettevõtete pakutavaid siis liine ja väljumisaegu, aga mitte kõik ja osad neist ongi nüüd siis kolinud selle Flixbussi alla, mis on siis teine eraettevõte. Nüüd sisuliselt see on selline äriettevõtete vaheline teenus, et kust siis leiab siis soodsama või parema pakkumise, et seetõttu osad ongi kolinud siia alla. Et põhimõtteliselt siit me saame samamoodi otsida Pärnu-Viljandi, näiteks valime siit päeva ja ta annab meile siis vastuseks, et mis ajal bussid liiguvad. Kuna siin on nüüd neid bussifirmasid vähem, neid oli siin, kui ma õigesti mäletaks, 4-5 tükki. Üks neist on GoBus, mida nüüd teepileti all ei ole. Nii et näiteks, kui te mingit bussisõitu planeerite, siis ma soovitan igaks juhuks, eriti mis puudutab kaugreise, valida nagu või otsida mõlemast keskkonnast. Siin ta annab siis tegelikult sisuliselt see sama bussiliin, aga ta kuvab selle välja siis nagu 3 eri vastusena siis vastavalt sellele lähtekohale, et kust bussi peale astuda. Ja ega siin ei olegi muu, jätkub sükest loogilist teed pidi, et kui valida siis üks bussiliin,
kust peale astuda, et siis siit edasi saab juba märkida ära oma kontaktandmed. Siin on istekoha valik eraldi lisatasu eest, kontaktandmed ja siis juba läheb maksma. Teine võib-olla oluline asi Flixbussi puhul on see, et ütleme selline lisaväärtus on see, et kuna tegu on välismaise siis ettevõttega, siis siin niisugune nupp nagu liinikaart, et tegelikult on katab Flixbussi võrgustik tervet Euroopat. Et see platvorm võimaldab meil üsna lihtsalt ka bussireisi kogu Euroopa piires. Ei pea ilmtingimata sõitma Eestist Hispaaniasse, aga võib-olla, et kui olla kusagil Euroopas ja tahta mingit väikest vahemaad sõita või ka Eestist Lätti, Leetu või, et siis see võimaldab seda päris hästi. Esialgu tundub, et Eestis seda punkti pole, aga tegelikult need rohelised punktid siin on kuvatud selliste suuremate bussikeskustena. Aga kui ma nüüd sisse zoomin, siis tegelikult tekivad siia Eesti koha peale ka kõik need liinipunktid ja isegi kõige väiksemad peatused, Vaimõisa ja Varbole ja nii edasi. Et see on üks päris hea lisaväärtus. Ja üks asi veel, mis Flixbussi puhul on päris hea, et nad on oma teenuse päris hästi lahti kirjutanud. Et kuidas see täpselt toimib, mis on see lisaväärtus, mida ma saan. Et kõik nagu erinevad sellised teemapunktid, näiteks, et kuidas jalgratast kaasa võtta. See on eraldi teemapunktina on lahti kirjutatud. Ma saan siit täpselt lugeda, et mis tingimustele see peab vastama, et kuidas ma seda siis täpselt teha saan. Ja päris põhjalik info on siis selliste teemade kohta siin lahti kirjutatud, mis on siis omakorda leitav ka siit selle abi või ütleme klienditoe lehekülje pealt. Et olenevalt sellest teemast, mis teil on, saate ise kas või kirjutada küsimuse või otsida näiteks võib-olla mingi pagasi kohta küsimused, siis klikkidega siis vastav teema lahti ja siit läheb juba siis alamteemadesse. Nii et see teemade puu, kõik, mis puudutab bussireisi, on siin oluliselt nagu detailsem kui võrreldes sellega, mis on siis siin toodud teepileti lehel. Et kuigi neil on ka see KKK, aga ta on natukene peidus siin info all ja peab kerima veidi allapoole. Vot, nii palju siis kaugliinidest. Nüüd aga, mis puudutab siis ühistransporti, siis ühistranspordi puhul on siis on meil siis ühiskaardi teema tuleb kohe mängu. On siis selline keskkond arendatud nagu pilet.ee, mis on siis omakorda siis ongi ühenduses ühiskaardiga, et kus on siis infot, kuidas seda hankida, kuidas seda isikustada, et siit eraldi selle kaardisaki pealt juba saabki siis otsida, et kas on see soodustus, et kuidas saab isikustada. Siin on ka näiteks siis info, et kuidas seda saab osta. On info selle kohta, et millised ühiskaardid üldse on olemas, päris terviklik ülevaade, et see on üle Eesti suuremates linnades on kasutusel ja et kui näiteks seda ei ole ja tahta seda hankida, et siis ongi, et üks variant on siis siit selle ühiskaardi punkti all on siis teksti sees, küll natuke peidus, on siis see link müügipunktides või siis see link viib samasse kohta, et mis on siis kuidas osta siit ülevalt. Ja saab minna siis vastavalt sellisele infolehele, et kus on siis ülevaade olemas, et kuidas ühiskaarti saab endale siis osta ja kuidas seda isikustada. Lõppkokkuvõttes, kui see pilet on siis, ühiskaart on siis olemas, et siis saab logida siia platvormile sisse juba
palju tuntud erinevate sisselogimisviiside kaudu. Ja siis on võimalik sinna hakata endale siis omakorda raha peale laadima, et siis osta pileteid ja näiteks pileti ostmisega ongi, siin on siis peamine kaardisakk ongi siis piletite kohta, kus on toodud siis suuremad linnad ja Elron eraldi teenusepakkujana välja. Et me võime korra vaadata üle, et näiteks meil oli siin teema Pärnu, et siis Pärnuli klikkides, et siis iga linna kohta tal ongi selline eraldi oma alamkeskkond pärnu.pilet.ee. Et siia, kui me nüüd logime siit sisse, siis me oleme ka veel sellises oma isikustatud keskkonnas, aga need funktsioonid on siis põhimõtteliselt samad, et siin me saame siis lisada raha. Kui ma klikin selle lahti, et siis ta näitab ka ära, et palju me saame siia raha peale laadida. Oleneb ka, eks ole, et kas me tahame hakata ostma ühe pileti kaupa, on see 10-piletiline või kuukaart või mis võimalused, eks ole. Siis siin ongi võimalik, et osta 1 päeva pilet. On meil siin 5 päeva pilet 30 päeva kohta. On võimalik ka osta lihtsalt mobiiliga niimoodi, et sisuliselt seda siia nagu raha panema eraldi ei pea hakkama, et saab lihtsalt saata SMS-i, siis on selline pikk kood tuleb SMS-i kirjutada, kus on siis piletikeskuse number, piletikood, ühiskaardi number või siis isikukood ja siis vastavalt saab siis selle piletitüübi endale siis ära aktiveerida ühiskaardil. Ja seda palju siis pilet.ee-st. Ma mõtlen vahepeal ette oma esitluse, korra vaatame üle, need käisime läbi. Peatus oli see, Flixbus, just. Ja nüüd ma annaks teile väikse praktilise ülesande, mis näeks välja nii, et eesoleval nädalavahetusel te soovite veeta Narva-Jõesuus Meresuu spaas. Ja nüüd te võiksitegi siis planeerida oma ühistranspordiga liikumise oma kodust, kõik te elate erinevates kohtades, et siis need tulemused ongi erinevad, aga et te oleksite laupäeval siis 7. oktoobril seal spaas kohapeal kell 2. Et te võite nüüd proovida neid eri platvorme või valida neist ühe, et kuidas te siis jõuate selleks ajaks kohale ja mis ajal te peate siis kodust väljuma, et kohale jõuda. Ja proovige näiteks neid andmeid ka endale meili peale saata või neid jagada. Ja siis jälgige, et ka millise ühistranspordiga te peate sõitma ja otsige siis välja, et palju need piletid maksavad. Ja kes on eriti kiire, et siis võib proovida ka veel salvestada Narva-Jõesuus 2 huvitavamat kohta või objekti oma lemmikute alla, mida siis Google Maps võimaldab. Et võtame selleks näiteks järgmised 5 minutit ja 11:40 siis võime teha sellise kiire ülevaate, et kuhu te, kas kõik jõudsid nagu sellesse punkti välja ja leidsid üles või mis küsimused, probleemid tekkisid.
väikse kommentaarina lisan, et siin loen praegu neid kõnesse lisatud kommentaare, et Piretil on asjakohane märkus, et tegelikult jah, kuna see teepilet ja ka samamoodi see Flixbus, et nad on ikkagi eraettevõtted ja ka selle teenuse pealt nad tahavad oma sellise väikse lisakopika teenida, et siis tegelikult seal on see mõnekümne sendine lisatasu, kui sa ostad sealt bussipileti. Ta on küll, ütleme, tervikteenus, sa saad otsida mitme liini vahel, aga lihtsalt, et nemad oma selle väärtuse, lisaväärtuse eest, mis nad siis pakuvad, nad võtavad siis paarkümmend senti teenustasu, nii et tasub vaadata võib-olla ka siis bussifirmade enda lehti ja sealt, et kui võimalik, siis sealt otse osta. Siis need mõnikümmend senti jäävad siis kulutamata. Nii, ma proovin ise ka selle ülesande ära teha siin. Näiteks me võime võtame siis selle sama Oja 59 oli meil see näidisaadress. Et kui me siit nüüd soovime minna Meresuu spaasse. Nii. Ja saabumisaeg oli meil laupäeval kella 8. Siis autoga läheb 3,5 tundi, aga bussiga sõites siis jah, päris palju hüppamist tuleb teha. Ja me peame sõitma läbi Tallinna, nii et otse me Kesk-Eestist läbi sõites või ka Tartust ei saagi, tuleb välja. Ja meil on isegi siin vahepeal rong, nii et väga Pärnust sõites Narva-Jõesuus tuleb väga selline mitmekesine reis. On linnaliinibusse, on kaugbussiliin, on rong ja siis on veel lähibussiliin Narvast Narva-Jõesuusse. Nii, kuidas teil läks? Võite ka rääkida või kirjutada siia chatti, et kas te märkasite midagi huvitavat selle väikse praktilise harjutusega? Kas keegi pidi selle järgi ka kusagil öömajale vahepeal jääma? Jah, saab ainult autoga. Keegi kirjutab, et täitsa usun, et mingitest väiksematest kohtadest võib päris raske olla liikuma saada. Et kus on hõredam asustus ja et seal ilmselt on auto ainukene väljapääs. Üks variant on ka see, jah, muidugi hõreasustuses võib-olla
ei aita, aga Facebookis on ka vähemalt linnade kohta mingisugused grupid, et alad liikumised Tallinnast Pärnusse või Saaremaale või mis iganes, et siis seal vahel inimesed ka postitavad, et kes on sõitmas sinna suunas, et siis on võimalik nende pardale hüpata ja siis kokku leppida, et kas maksad midagi piletiks ka või on lihtsalt räägid anekdoote või ja on niisama mõnus. Nii, okei, aga see tundub, et kõik said enam-vähem siis aru, mis see reaalselt võiks tähendada. Et pool päeva läheb ikkagi sõidu alla enam-vähem ära, et siis teise Eesti otsa kohale jõuda. Et ma siia meie koolituse lõppu jagan veel siis teadmist veel siis lisaks siis ühistranspordile siis ka sõitmisvõimalustest siis taksoga või sõidu jagamisteenustega. Neid on meil Eestis ka kättesaadaval mitmeid, kõige tuntum nimi võib-olla Bolt, aga on ka Forus taksi, mis on enne oli siis Tulika ja sinna Tulika alla koondusid veel mõned väiksemad brändid või teenusepakkujad, aga ühesõnaga praegu ta on siis Forusel, on siis ülemaailmne gigant on Uber, on Citybee, nemad on vist Leedust algselt pärit, siis on Elmorent, on ka Eesti oma ja siis on eraldi on veel Autolevi, millega siis Forus ära ostis. Autolevi, nende laiast laastus nende kõigi teenuspakkumine on siis umbes selline, et Bolt võimaldab siis seda sõidujagamisteenust, on siis nimetame ikkagi siis seda põhimõtteliselt taksoks. Sa saad tellida endale taksot, aga sul on võimalik ka ise auto siis lühiajaliselt laenutada ise sõites. Siis on Foruse taksoteenus. Uberil on siis sarnane teenus, kui on siis see Bolti ja Foruse taksosõit, et see on keegi siis inimene ise saab siis otsustada, et ta soovib mingil õhtusel ajal näiteks enda autoga siis pakkuda sellist teenust, et ta siis sõidutab inimesi siis punktist A punkti B. Citybee on siis ka selline teenus, kus sa saad ise lühiajaliselt ise autot tänavalt võtta, ise juhtida, rentida. Täpselt nii pikaks ajaks on see isegi 2 minutit, 200 meetrit kuni mitu päeva, võib-olla nädal, võib-olla kuu aega. Täpselt, kuidas ise siis heaks arvad. Elmorent teeb seda sama põhimõtteliselt, aga siis elektriautodega ainult. Ja Autolevi on siis selline teenus, kus siis eraisikud saavad enda autosid, mis kõigil siis maja ees või kusagil hoovis seisavad, saavad ise neid välja rentida. Nii et nii-öelda eraisikult eraisikule. Küsimus. Ja. Kuidas maksustamisega on, kui ise jagama hakata? See on hea küsimus. Ma ei ole maksuekspert selles osas, peaks platvormi lehe pealt uurima. Ma usun, et seal on kirjas selle kohta lähem info, et kuidas sellisel juhul peaks käituma, sest tegelikult ka see sel juhul, et kui sa lähed sinna Bolti, siis Bolti alt näiteks siis või ka Uberi alt siis pakkuma seda sõidujagamisteenust, et ma sisuliselt olen taksojuht, aga ma ei ole litsenseeritud taksojuht, ma lihtsalt sõidutan inimesi ühest punktist teise, et seal see maksuteema ühel hetkel oli päris tugev. Ma ei ole päris lõpuni teadlik, kuhu see välja jõudis, et kas see võrdsustati siis ametlike nii-öelda taksojuhtidega, kes peavad maksma maksu või oli seal mingisugune erisus. Et kas ta sisuliselt on siis nagu digiteenus või ta on nagu taksoteenus. Aga siit edasi minnes, et siis jah, korra vaadata, ma panin siia sellise videoklipi, sest et see kõik need platvormid töötavad siis telefoni äppide peal, et kuidagi lihtsam oleks näidata, siis ma panin siia hoopis
videoklipi, et Bolt iseenesest lisaks sellele, et sa saad taksot tellida või laenutada autot, et sealt sa saad ka tellida toitu, laenutada jalgratast, tõuksi, sa saad isegi osta toitu, et sisuliselt Bolt on ka toidupood, mis on siis saadaval väga paljudes kohtades üle Euroopa, vähesemal määral Aafrikas ja kaugemates kohtades ka. Aga ma panen selle video käima, siis saab natukene aimu, et kuidas see Bolti äpp töötab. Siin on algul natukene reklaami, aga siit tuleb kohe, võt nii, korra võtan siit eest ära, näete paremini, et ühesõnaga sisult, kui te selle äppi avate, et siis ta tuvastab ära teie asukoha, mis on see sinine punn, ja siis ta näitabki, see on nüüd siis see takso osa nii-öelda või see sõidu jagamise osa. Siis ta näitabki nende autodega, mis tegelikult siin kaardi peal liiguvad, mis on siis need saadaval olevad taksod. Reaalajast näete, kuidas nad liiguvad ringi. Ja te saategi siis selle äpi kaudu sisestada siia otsi väljale, et kuhu te soovite sõita, punkt B, mingisugune asukoht. Te saate siia märkida ära ka oma lemmikasukohad, näiteks nagu kontori või tööaadress või ka koduaadress. Klikite selle peale ja siis ta pakub juba siis nimekirja erinevaid siis, ta otsib niimoodi, et ma vaatan, kas ta annab siin, võt just, et ta sisuliselt annab nagu teile vasteks erinevas, ütleme, kaalukategoorias siis teenusepakkujad. See kaalukategooria on tähenduses võib-olla mugavus või suurus või lihtsus. Ehk siis, et mida kallim, seda uhkem. Ja saate siis ise valida, et millist tüüpi masinaga te tahaksite sinna sihtpunkti sõita. Ta arvutab välja selle teekonna, selle ajalise kestuse, et millal see auto teieni jõuab. Ja siis juba siis tellida selle auto ära, võt siit korrageerin natuke tagasi, siit läks kiirelt mööda, et põhimõtteliselt, kui te olete vajutanud selle sobiva automudeli peale ja vajutate select või eesti keeles, ma praegu ei ole kindel, kas seal on eesti keeles ka, et vali, siis ta kinnitab selle auto ära. Teie mobiiliekraanile ilmub sel hetkel siis, kui auto on nüüd pärale jõudnud, ilmub siis selline teavitus, et nüüd see auto selle juhiga on all ja ootab sind. Ja nüüd, kui olete sisse istunud, siis ta näitabki ära ka reaalajas, et kuidas te sinna oma valitud sihtkohta siis pärale jõuate. Ja lõppkokkuvõttes siis, kui sõit on läbi, on võimalik siis anda oma hinnang, anda tagasiside ja kui tahta siis ka veel tippi. Ühesõnaga, selline rakendus on siis see takso äpp. Siis eraldi teema on siis Bolt Drive, mis on siis nüüd see auto lühilaenamine või kuidas seda nimetada. Siin ta natuke niimoodi vilgub, aga see on tegelikult see sama funktsioon, mida ta näitab. Et kui mina olen nüüd see sinine punn siin jälle, siis ma saan siis kaardi pealt, mis siis näitab mul nende siin vastavad, kes neid tõukse või autosid, mis on siis saadaval olevad vabad liiklusvahendid. Ta ütleb siin ära selle ajakulu 12 senti minuti kohta on siis see, mis hakkaks nagu tiksuma kohe, kui ma sinna sisse istun. Ja kui ma nüüd ütleme, broneerin siin selle musta Škoda ära, siis ta annabki mulle siin ette selle akna, et broneeri. Ja kui ma jõuan sinna lähedale, siis ma vajutan unlock car, ehk siis, et ta avabki sul telefonist selle auto, sisuliselt sul ei ole autovõtit vaja. Aga mul on selle kohta ka üks video siin, et te saate natuke paremini aruda, veits oli siuke vilkuv, et kuidas nagu sellise kasutuskogemusena välja näeb. Et ongi, et sa kasutad selle telefoni peal, sa näed seda autot, mille sa oled kaardi pealt nagu üles otsinud, et see on vaba, sa oled broneerinud ta.
ja nüüd kui sa jõuad siis ligi, et siin on siis samamoodi näha, et see on see auto, mis sa oled valinud. Lukustad uksed lahti ja siis sees on see võti alles. Ja nüüd sa saad auto käivitada, teha oma kogu selle sõidu. Ja vaatame, kui sa jõuad nüüd siia lõpuni, siis on niimoodi, et samamoodi, et need võtmeid sa kaasa ei võta tegelikult. Need on kogu aeg autos. Sa astud välja ja siis siin äpis see rohelise nupu all siis ongi vastavalt, et nüüd sa soovid oma sõitu lõpetada. Ja siit on natuke halvasti näha, aga siin üleval kuvab siis taga siis jooksvalt selle jooksva kulu, mis on linnas lühisõitudega tegelikult on mõni eurot ja siis sõiduaeg. Ja sisuliselt võibki jätta auto siis kuhugi parklasse ja astuda minema, mis on sisuliselt odavam natukene, kui on siis taksoteenus. Ja sarnane on ka siis Citybee, mis on küll saadaval vist Eestis ainult kas Tallinnas, ma ei tea, kas Tartus on. Aga see mõte on umbes sama, et kui sa selle äppi võtad lahti, siis näed selle kaardi peal, on see punasega, siin juhul Boltil on see ala rohelisem, et see on selline lubatud ala, mille sees neid laenutatavaid autosid on. Need on märgitud selliste eraldi punnidena ära, millised autod on saadaval. Siin on öeldud ka, et palju kütust on alles, mis on selle asja hind. Siin on 16 senti minut pluss 18 senti kilomeeter ja siis saabki vastavalt broneerida. Küsimus. Kas on võimalik ka ühest riigist teise sõita ja jätta auto teise riiki, kui teenusepakkuja on seal olemas? Kui teenusepakkuja, see sama teenus, kui see on seal olemas, siis minu teada peaks saama. Näiteks sama selle Citybee puhul neil on teenus, Lätis on mingites kindlates linnades ja Leedus ka, aga kaugemal Euroopas ei ole, nii et minu teada sinna samasse linna peaks saama jätta. Aga mujal ilmselt mitte. Ta isegi tegelikult, kui siin tulebki mängu see punane ala, mis on siin kaardi peal natuke uduselt ära märgitud, mis näitab ära, et kuhu sa seda autot parkida saad, selles mõttes, et sa ei saa seda autot jätta täiesti suvalisse kohta või siis lihtsalt vastavalt ei lõpeta selle sõitu ära. Ta lihtsalt tiksub sul arve peale aina edasi, et sa pead jätma selle punase ala sisse ja siis see punane ala juba, et kui see äpp on lahti ja sealt zoomida välja ja proovida siis vaadata neid muid Euroopa riike ja linnasid, et siis on seal see juba näitab ära, et kas sa saad sinna seda jätta või mitte. Et sa ainult siis selle ala sisse võid sa selle auto parkida. Et vahel need on sellised suuremad alad, terve kesklinn, terve pool Mustamäel või midagi sellist, aga on ka siis näiteks Citybil ja Boltil mõlemal on tegelikult ka kaubabussid. Et kui tahta mingit suuremat kaupa transportida, siis buss ei saa parkida suvalisse kohta tänavaid, et nendel on määratud väga kindlad parklad üle linna, et kuhu üldse ainult sa võid selle auto tagastada või bussi tagastada. Nii. Lihtsalt lisakommentaar, et Citybee on Tartus olemas. Okei. Citybee on väga hea. Ja vahel nad kolib Citybee suvel ka Pärnusse, aga see vist on ka selline, et kuidas kunagi. Nii, ma vaatan siin videos, et siin on natuke selgema pildiga näha, et ongi, kui auto on broneeritud, mis vaade siis avaneb, et sisuliselt reaalajas sina oled see sinine punn, liigud siin ja siis siin on siis toodud välja siis see aeg, mis on 15 minutit kokku, mille jooksul siis sa saad autot avada tasuta, ilma lisanduva siis sellise lisaväikse kuluta, ehk siis, et 15 minuti jooksul sa peaksid jõudma selle autoni, siis sa saad käivitada oma selle
teenuse kasutuse nullist, et kui sa võid ka broneerida teadlikult niimoodi, et sul lihtsalt tahadki, et sul auto on olemas, aga lihtsalt pärast seda 15 minutit hakkab tiksuma väike protsent siis seda ooteaega juurde. Ja kui sa jõuadki autoni, siis on see nupp unlock, aga saab ka tellimust samamoodi tühistada ilma, et mingit lisatasu tuleks juurde. Ja siin siis on samamoodi see selline väike näide, et kui sul on see auto tänav ääres, siis telefonist oled selle broneerinud, nagu mainisin, lähed sinna juurde, vajutad sealt unlock, mingid võtmed ei ole vaja ja auto läheb lukust lahti ja astudki lihtsalt sisse. Nii, vaatame, mis siin videos, kas oli midagi olulist veel. Siin sisuliselt ongi siis see hetk, et kus siis kes selle ülevaate video on teinud, et samamoodi astud välja, võtmed jäävad sisse, et võtad lihtsalt oma telefoni ja telefonist siit ta kohe näitabki. Nii. Just, et praeguse sõrmega just näitabki seda sama asja, et selle valitud tumeda ala sisse sa saad üldse autot jätta. Ja ta parkis sinna nüüd ära ja siin on siis nupp complete the trip, ehk siis, et siis lõpeta see reis. Ja ta siin näitab ära siis, et mis on siis ka reaalne kulu, 2,14 €. Sellise lühisõidu puhul on see suhteliselt tavaline ja saabki siis sõidu ära lõpetada ja minna oma päevaga edasi. Vot, selline võimalus on siis ka. Kas kellelgi on veel küsimusi? Et minu poolt sisulise külje pealt on kõik, et kell on põhimõtteliselt saanud ka 12. Et kui teil on veel kommentaare, küsimusi, et siis võite anda nüüd veel märku. Ja kui neid küsimusi hiljem tekib, siis võib kirjutada ka Google Classroomi keskkonda ja sealt saavad need vastatud. Aga aitäh kõigile osalejatele, aitäh meie esinejale. Järgmine seminar toimub juba sel neljapäeval, 5. oktoobril ja siis on juba teemaks e-uudiste kanal. Kohtumiseni! Aitäh ja nägemist!